Ibseni teksti ma muutnud ei ole. Me räägime täpselt seda sama lugu, mida Ibsen rääkis 130 aastat tagasi ja läbi nende samade tegelaste. Muudetud on lihtsalt nende kõnelemise vormi, niivõrd kuivõrd 130 aasta tagune keel tänasest erineb. Muud ilmselt mitte. Ja sellepärast ma muutsingi, et olla selle looga vaatajale lähedal, et sinna ei tekiks mingisugust niisugust ajaauku, et need inimesed, kes vaatavad, ei saaks öelda, et see on see vana lugu, mis meid tegelikult ei puuduta, tänapäev on hoopis teistsugune. Valikuvabadus ja vastutus ilmselt ei ole kõige olulisemad märksõnad minu jaoks selle materjali juures. Võib-olla kõige olulisemad on kujutlus, vaikus, kuulamine, nägemine, tundmine. Me ise tegelikult loome ju seda maailma, kus me elame hetkelt. Ja meie olevikus on meie tulevik sees. Et see ei ole mingisugune ennustamise küsimus. Tegelikult kui teraselt vaadata olevikku, siis näeb tulevikku. Ja Ibsen ilmselt teraselt oma olevikku vaadates nägi ka meie tänast päeva, seda, kes me oleme ja kuidas me tegutseme. See ei tähenda seda, missugused vidinad meil olemas on või kuidas me üksteisega suhtleme, vaid mingisugust olemuslikku asja, millest inimene koosneb ja ilma milleta ta hakkama ei saa. Kuhu ta ära kaob ja missugune valgus ta välja joonistab. Tegelikult on ju kõik see maailm on korduvuses ja väikestes asjades on suured sees ja vastupidi. Ja ma arvan, et kui me vaatame, on niisugune zen praktika, mille nimi on taeva meditatsioon. See tähendab, et piisab õues pikali heitmisest ja taevasse vaatamisest ja sa saad oma südamikust teadlikuks. Ja kui me vaatame tähistaevast, siis olen surmkindel, et kõik, mis näha on ja mis seal toimub, on meie enda sees samuti. Et taeva kaudu on tegelikult võimalik enda sisse vaadata. Umbes taolised asjad ongi selle Ibseniga seotud. Ei, minu meelest õnn ei ole eesmärk. Ma ei tea, mis on elu eesmärk. Kui me mõtleme, et mis see elu mõte võiks olla või miks üldse see mingisugune osa mateeriast just kui mõtleb. Ei, ma arvan tegelikult, et kogu see maailm ikkagi mõtleb. Et teadvus ongi materiaalsete aatomite summa, nagu Medvedenko ütleb Tšehhovi näitemängus Kajakas. Et võib-olla ongi selle maailma mõte, selle planeedi mõte hoida läbi elu teadvust. See teadvus tundub oluline sõna olevat. Olla teadvel. On niisugune legend indiaanlastel, et miks alati üks mees peab olema lõkke juures ja valvama. Okei, ta vaatab ka seda, et lõkke ära ei kustuks, sest see on oluline, aga tegelikult ta vaatab taevast. Sest kui kõik magavad ja keegi taevast ei vaata, siis maailm lakkab olemast. Võib-olla see on õnn sellest aru saada. Õnn on lihtsalt üks tunne. On väga tänapäevane. See sobib kõikidele meestele ja naistele, sellepärast, et seal on keskmes üks noor naine, kes on sunnitud otsa vaatama oma hirmule
ja mis sellest saab, sellest see räägibki.